motomotiiv number 5, Tallinnas sõidab ära 9 mootorratast, hästi järjepalgeliselt, seekord meil üks Scrambleri mees ka pundis. Üks päev ootab meid siin mingi 330 kilomeetrit, järgmise kohta veel andmed puuduvad. Nii, Marko, miks on meil siin 3 ratast ja kuhu me üldse minema olime teie suunas? See on see situatsioon, kus on brain over balls, ehk siis mõistus võitis ja need, kes olid hulljulged, need on praegu kuskil metsas, kraavis, mudas kinni, tund aega oleme ootanud. Et oli üks sükene ebameeldivam koht, kus kõigepealt Raiko jäi kinni ja siis jäid kõik ülejäänud kinni ja siis me vaatasime, et kuule, et meil on suured rattad, et me ei taha sinna kinni jääda, keerasime tagasi, leidsime tegelikult õige tee, kus sai nagu läbi ja nemad murdsid mööda muda edasi, kuni jõudis lõpuks üks suur kraav ette, millest oli siis 2 varianti, kas hakata silda ehitama või siis minna 1,5 kilomeetrit seda sama muda mööda tagasi, mida nad olid just läbi teinud, nii et nad otsustasid silda ehitada, nii et praegu ootame ja vaatame, mis saab, et kas saame nad veel kätte või mitte. Nüüd lõunasöögin on veel natukene aega, nii et väike pirukas kulub siit vanast heast Anna kauplusest ära. Ja alkovaba õlle ka, nii et cheers! Vaatame. Pipe! Nii, nüüd on burgeri aeg. Tõime 6 mootorratast üle kraavi, veits olin kange võib-olla siin demosõidukiga ja aga tuuakse uued osad ja kõik elu läheb edasi. Mehed on terved, see on tähtis. Päästusmissioon on kokkuvõttes edukas. Nad päästsid ennast ise ära, me läksime ja viisime päästjaid vaja, need kuradi ju sõitsid seda sama asja siin kuradi 4 tundi. Me teime 6 mootorratast üle kraavi sama aja, mis kuradi mehed tõid vett. Me ehitasime silla, jaa. Ehitasime ise silla. Küsimus oli, kas me jõudsime õigel ajal, et nagu kõik raske töö oli tehtud, aga meil on telefonis, kuidas silda ehitati. See oli Kevadtormile või õppusteks poistele viia küll, kuidas mootorratast üle silda ehitati. Mis ta teeb? Või ei tee? Tahaks käiku sisse saada. Näe, vaata, seda väikest asja ei ole. Oi jumal! Tehakse asju plastmassist. Aga ma sain 3. käigu sisse, ma saan sellega sõita. Rohkem ei ole vaja. Rohkem pole vaja. Näe, vaata, piduriieblit ei ole ka vaja. Aga pidurida saab. See sai nii palju haiget, et see viskas siit vindi maha, ma ei saa seda ära võtta. Teiselt kõigevast. Aga siia saaks äkki mingi nööri või rihma külge panna. Ma tahaks sirgeks tõmmata, vaata teisel pool on käigu see eebra ka neid. Oi. Ei, no ma ei siis kuhu ma nüüd sellega sõidan siis. Neid on nii palju siit läinud. Aga mõtle, palju alles on. Teiselt poolt ka hingi. Siin te olete. See hetk, kui enam tsikkel käima läinud ja käigud kai vahetult soo peal läinud, siis mõtlesin, Üsna lootusetu tunne oli ikka vahepeal. Käed värises, pea käis ringi. Kõik olid lihtsalt pikali metsa all, mõtlesin liiget peama. näpitsaga käiku vahetada, nii et kui ma metsa lähen, siis ma jätan korraks seisma, panen näpitsatega teise ja siis kui kiire peale lähen, siis panen näpitsaga 3. jälle. Mille poolest on Kirna mõisa aed maailmas tuntud? Lillede poolest. Milliste lillede poolest? Just nimelt tulpide. Just nimelt tulpide. Mitut erinevat sorti on tulpe Kirna mõisa aias? Neid on väga palju, sest ma näen siin väga palju erinevaid värve juba. Jah, kõik värvid. Üle 10. Üle 10 vähemalt. Kinni juba keerata või? Siis muidugi, meil on kõik tehtud, te sõite ju. Ma olen see remontivad aamri. I am mechanic. Nüüd on hea. Jaa, hea point. Ei no reep viskab. Ma arvan, ei ole hullu midagi.
Tõstad maha ja käed. 60 euro eest tööriistu, Fred oma imelise staabiga ja jälle kõik rattad sõidavad. No aitäh sulle, Fred! Fred Mega! Fred the King! Kümme tundi ja 340 kilomeetrit ja nüüd me oleme siin, kus on bassein, kus meile anti süüa, õlut. Me hakkame nüüd õhtut nautima. No ikka remondime. Remont. Yeah. Nii, ja täpsemalt remondid mida? Käiguhoovastikud ehitame siin koduste vahenditega jälle toimivaks. Aga üks jupp on igal juhul puhas, see on uus ja? See lausa eile tuli kiirtellimusega otse ja täna juba läheb külge ja täna juba läheb sõitu. Aga istub kenasti või? No kus tal muud üle jääb? Päris originaalosa vist ei ole või? SV Motec, Saksa. See on tuuning juba lausa. Okay, remont pluss tuuning. Upgrade ühesõnaga. Just. Nõudupeen. Mitut masinat teil remontitud said? 2 ma arvan tuli kokku, et ülejäänud pääsesid kergemate vigastustega. Kergemate vahetustega? Sõidavad vabad koju ära. No, väga hästi. Eks saad kodus edasi remontida. Ja ära lõhu see Jaagup Refi ratas. Jass, kuule, sorry. Aga ma tean, Marekal on mopeed. Ma olen isiklikult sõitnud. Saad sellega hakkama. Oleme Tallinnast jõudnud siis Ihamaru. Selline lahe koht. Marek Kärner isiklikult kutsus kohale, sellepärast, et ta tunneb muret minu heaolu pärast, sest et mul pole jätkuvalt mootorrattalube, aga mulle meeldib ikka kaherattalistega sõita ka. Siis Marek ütles, et Jaanus, tule nüüd võtta kaamera kaasa, sellepärast, et me teeme koos Martin Ilustrummiga Kanal 2 sellist suvesaadet nagu Elamusi Eesti ja 2-rattaline või siis 4-rattaline kindlasti elamusi ju pakub ja suvel kohe eriti. Seda me siin teeme ja Marek ütles, et kuna see on kinnine ala, siis ja noh, mul mootorrattalube pole, siis siin ma võin ikkagi sõita ka sellega. Täna tuleb hea päev. Super! No nii. Täitsa normaalne asi ju, millega linnas sõita. Linnas? Mina sõitsin talvel Tallinnas selle pikaga. Lastega saab kooli minna, saad kinni hoida. Lastega? No tegelikult kui väiksed lapsed, 20 Kuulge, ilma naljata, see on ju ka on ju. Ja Soomes neid ostetakse lastele koolis käimiseks. Muda versioon siis Seaforce'i ATV-st, mida ma Tšehhis hiljuti nägin, sõitnud veel pole. Tal on siin radikas üles tõstetud lisatorud, kõrgem clearance, suurem rehv ja see on Eestis välja mõeldud ja nüüd siis tehases valmistatud. Ma tean, kuidas nende asjadega sõidetakse. Lasi väga rahulikult, ma ei tea, hommikul on koks kinni, ma ei saa ise kurat sõita. Ei! Kurat, rohkem ei tule. Ma oleks midagi mingi kuradi, mul on testament tegemata. Holy fuck, see oli äge, see oli äge. Tivoli tuurid, pange kinni ennast, kurat. See oli äge. Kõige võimsam ja mastikuvõimekem ratas siin praegu. Kõige ägedam on sellega sõita. 450 oli natuke väike. See Adventure on lihtsalt nagu väikest mõõtmetega. Mulle jäi kuidagi moodi hästi väikseks, aga see on siuke täpselt parased. Hea vedrustus ja hea minek ja väga mõnsi. Super! Päris impressiv oli see uus Bike 3-silindrilise mootoriga 675 äkki kuvatur. Pagan see ikka liikus nii vahvalt edasi, natukene hakkasin igatsema isegi sellist asja, et tahaks mootorrattaga ringrajal sõita, aga ei, mulle meeldib see metsa asi rohkem. Ja nii nagu ma Türgis käisin selle CLX Adventure'iga ka kuskilt tee pealt maas, see on lahe ratas. Meil oli jälle matkal ka üks mees sellise scrambler tüüpi asjaga ja tegelikult omapärane lahendus nagu võid liikuda maastikul, on muidugi seal mugavamaid asju, aga nagu kui universaalne toode. Ja uus siis matkaversioon, mida hakkab ka järgmisel aastal saama sellest 800 MT-st, aga muidugi Mareku need pagiringid sain vahepeal
kaelrattal ka olla, väga äge. On sul kogemust selliste asjadega? Esimest korda sõitsin paiga. Nii? Ja ma ei ole siiamaani nagu sellest nagu küürutamisest väga aru saanud, aga nüüd natuke said, et mis see võlu nagu on ikka. Mis kiiruse näidik oli? Kiiruse näidik oli kogu aeg nullis. Õigus. Mu esimene matkapäev möödus uue 450 MT-ga, millega sõber Jakub Kreem käis Indoneesias sõitma, kiitis taevani, mina kiidan samamoodi. Sa saad endale 6500 euro eest väga hea matkaratta, millega ei ole probleem ka maanteel sõita. Kerget oli mingi 185 kilo. Samas 31 kilovatti võimsust ehk A2 mehed saavad sellega samamoodi sõita, kellel suuri lubasid juba ei ole. Korralik küübivedrustus, head pidurid, välja lülitatav taga ABS, traction control. Seal on nagu kõik selline olemas, mida sul vaja on, lihtne kasutada, reguleeritav tuuleklaas, maantee peal tõmbad rohkem üles. Väga head mõlemad USB-pesad, väga hea kiire, kus juures USB-C laadimine, eile oli telefoni vaja laadida. 11 tundi, 340 kilomeetrit. Täna läheb mulle kaaslaseks CLX-i Adventure. See on nüüd, hinnaklass on tonn kallim, 7500 ja ta oli siis äkki niimoodi, et teda saab ka kahte pidi. Teda saab A2-na, siis ta oli mingi 31 kilovatti ja äkki siis suure A-na 51 kilovatti. 700-ne mootor, ta on 203 kilogrammi ja ma olen taga saanud Türgis sõita aga väga vähe nagu maastikul ja kruusateel. Et siin nüüd samas ümber ka tiirutades, et selle ratta universaalsus on just see, mis üllatab, et ühtepidi siuke nagu linnas kihvt kulgeda, aga mõnusalt terav see mootor ja see võimalus minna maastikule, kuigi ta otseselt sinna pole mõeldud.